August pole Venemaa jaoks kunagi hea kuu olnud. Esimene maailmasõda algas augustis. Ebaõnnestunud riigipööre, mis viis Nõukogude Liidu lagunemiseni, toimus augustis. Ja enamik tänapäeval elavaid venelasi mäletab siiani musta augustit, kui Venemaa jättis oma võla maksmata. Ruubel kukkus kokku, pangad läksid pankrotti ja tavalised venelased vaatasid, kuidas nende kogu elu säästud üleöö haihtusid. Jälle august. Ja tead mis? See juhtus tegelikult Putini valitsemise ajal. Ja kõigi nende mõõdikute järgi, mida Vene analüütikud praegu vaikselt kasutavad, kujuneb 2026 aasta august nüüd Vladimir Putini kogu 25-aastase valitsemisaja kõige hullemaks kuuks. Kütusekriis läheb aina hullemaks. Vene võlakirjaturg suleti vaikselt pärast seda, kui keegi ei tahtnud enam valitsuse võlga osta. Vene aktsiaturg on langenud pikimasse langusesse peaaegu 30 aasta jooksul. Ja Venemaa majandus kaotab nüüd iga päev miljardeid dollareid. Putin kardab seda kõike nii väga, et on hakanud vahistama oma enda siseringi liikmeid. Ja ma luban sulle, et selle video lõpuks saad aru, miks. Vene oligarhid võrdlevad nüüd avalikult 2026 aasta augustit 1991 aastaga. Ja miks üks Venemaa mõjukamaid ärimehi just arreteeriti? Ja miks? Ukraina näitleja, kes kunagi mängis Napoleoni ühes Vene filmis, põletab nüüd Moskvat maatasa. Nagu te teate, minu nimi on Sam, te vaatate saadet Äripõhitööd. Ja loomulikult räägime ka suurtest rünnakutest, mis just aset leidsid. Ukraina hävitas just 50% Venemaa suurimast ettevõttest. Aga enne kui me selleni jõuame, räägime kiiresti, miks Vene oligarhid kutsuvad üles riigipöördele. Vaata seda säutsu. See on Mihhail Hodorkovski säuts. Ta oli kunagi üks Venemaa rikkaimaid mehi, aga ta tegi vea, kui astus Putini vastu välja. Selle eest pandi ta 10 aastaks vangi ja siis pidi ta riigist põgenema. Ja see on see, mida ta praegu ütleb. August on tulemas. Venemaal on augustil oma maine, riigipöörded, maksejõuetused, katastroofid. Sel aastal siseneb režiim augustisse, kütusekriisi, seisva rinde ja valimistega. Valimiste erioperatsioon. Täpselt nagu 3-päevane sõjaline erioperatsioon. Hoidke silm peal. Moskval nüüd ta ei tee nalja. Pole vahet, millist ajalooperioodi sa vaatad. Olgu see enne esimest maailmasõda või pärast esimest maailmasõda, enne Nõukogude Liitu, pärast Nõukogude Liitu või lihtsalt eelmisel aastal. August pole Venemaa jaoks kunagi olnud hea kuu. Aga enne kui me selleni jõuame, tahan ma teile näidata selle sõja üht kõige kummalisemat ajaloolist kokkusattumust. Nüüd, ma olen kindel, et mõned teist teavad, et 1812 aastal tungis Napoleon Bonaparte Venemaale ja pani Moskva põlema. Noh, arvake ära. 200 aastat hiljem, 2012. Aastal täiesti tundmatu Ukraina koomik, kelle nime enamik inimesi ei suutnudki hääldada, vähemalt enamik ameeriklasi, mängis Napoleoni ühes madala eelarvega Ukraina komöödiafilmis. Näitleja oli mingi suvaline tüüp nimega Volodõmõr Zelenski, 2 Y-tähega. Ma ei tea, kumb neist hääldada tuleb, aga ikkagi, arva ära. Aastal 2026 on seesama Ukraina näitleja, Ukraina president ja ta paneb taas Moskva põlema. Ja ma arvan, et seekord oskavad kõik tema nime hääldada. Nüüd olen kindel, et kõik teavad, et viimastel kuudel on Ukraina kaugrünnakud tabanud Moskvat igalt poolt. Kõik võimalikud rajatised, Wildberrysi laod, logistikakeskused, kõik mida ette kujutada oskad. Ja see tekitab Kremlile tohutu probleemi, sest inimesed pöörduvad sõja vastu. Nüüd on meil venelased, kes ilmuvad kaamerate ette sotsiaalmeedias ja avalikult kutsuvad Putinit üles lõpetama selle sõjalise erioperatsiooni. Aga enne kui ma teile seda klippi näitan, las ma käin kiiresti üle selle augustikuu nimekirja, ajaloolise nimekirja sellest, miks august on venelaste jaoks nii halb kuu. See on oluline muster, nii et las ma juhatan teid läbi suurimate sündmuste, nende, mida kõik mäletavad. 1914. Aasta augustis kuulutas Saksamaa Venemaale sõja. Suur sõda algab, esimene maailmasõda, ja see sõda hävitab lõpuks Vene impeeriumi. Seejärel 1917 aasta augustis kukutatakse Venemaa ajutine valitsus, mis avab ukse bolševike revolutsioonile, mis loob Nõukogude Liidu. Liigume nüüd ajas veidi edasi. Jõuame 1991 aasta augustisse. Ma arvan, et see on see, mida kõik mäletavad. Kurikuulus riigipööre, kus Nõukogude Liidu kõvaliinlased üritasid Mihhail Gorbatšovi Nõukogude Liidu presidendi kohalt kõrvaldada. Nad ebaõnnestuvad, kuid põhjustavad lõpuks Nõukogude Liidu kokkuvarisemise. Just selle, mida nad püüdsid ära hoida. Nüüd liigume ajas veidi edasi. Augustisse 1998, kui Vladimir Putin tõuseb Kremlis esile. Ja just siis toimubki see algne must august. See on majanduslikult kõige hullem kuu Venemaa kaasaegses ajaloos.
Venemaa kuulutab välja maksejõuetuse oma siseriikliku võla suhtes, mis vallandab rubla kokkuvarisemise. Pangad hakkavad kokku kukkuma, Venemaa pangad hakkavad kokku kukkuma ja siis kaotavad tavalised venelased põhimõtteliselt päevadega kõik, mis neil on. Olukord on nii halb, et Venemaa on sunnitud avalikult paluma Ameerika Ühendriikidelt ja IMF-ilt hädaabi. Nüüd näeb seda Vladimir Putin isiklikult, sest ta on Moskva võimukeskusele väga lähedal. Ta on osa Jeltsini valitsusest. Ta ei ole veel tipus, kuid ta liigub tipu poole. Tegelikult räägib ta sellest oma eluloo raamatus, mille ta avaldab umbes 2 aastat hiljem, kui ta kandideerib presidendiks, kui ta teeb presidendi kampaaniat. Aga see on juba teise video teema. Kuid seda mäletab Vladimir Putin hästi. Aga tead mis? August ei lähe Vladimir Putini jaoks paremaks, isegi siis, kui temast saab president. Sest tead mis? Tema 1. august Venemaa presidendina oli ilmselt kõige hullem kuu, mis tal kunagi olnud on. Sel kuul toimusid Moskvas pommiplahvatused väga lähedal kesklinnale. Ja lisaks sellele juhtus Kurski katastroof, kus allveelaev lihtsalt kadus. Ja siis upub Kurski allveelaev koos kogu meeskonnaga pardal. Ja Putin, kes oli sel ajal puhkusel, otsustab, et see polegi nii suur asi. Nii et ta lihtsalt jääb puhkusele. Sellest saab väga suur probleem. Ja lisaks sellele, kui ta lõpuks välja ilmub, tekib suur segadus, kus avalikkus pöördub tema vastu ja nad pidid isegi rahustama üht naist, kes kaebas Vladimir Putinile otse-eetris. Sellest on YouTube'is klipp, mida saad kohe vaadata. Tegelikult väidavad paljud, et just see hetk oli see, kui Vladimir Putin otsustas, et ta ei tee enam spontaanseid intervjuusid ja ei seo end enam halva uudisega. Sellepärast, kui venelastele on vaja halbu uudiseid teatada, alati annavad halbu uudiseid edasi inimesed Vladimir Putini ümber. Vladimir Putin ise on alati kohal ainult heade uudiste jaoks. Aga liigume edasi. Jõuame augustisse 2023. See on hetk, kui Prigožini lennuk alla kukub. See võib olla selle nimekirja kõige nõrgem muster, sest see pole tegelikult Venemaa jaoks halb uudis. Samas võib see olla Venemaa jaoks halb uudis, sest Prigožin oleks võinud Vladimir Putini võimult kõrvaldada. Aga ta loobus oma võimalusest. Ta ei kasutanud hetke ära, kuid siiski tema lennuk kukub alla. 2023 aasta augustis. Seejärel 2024 aasta augustis saab Venemaast esimene riik, esimene tuumarelvastatud riik, mille territooriumile tungitakse sisse. Esimest korda pärast teist maailmasõda on Vene territooriumil välisväed ja Putinist saab esimene Vene president pärast teist maailmasõda, kes sisuliselt kogeb Venemaa sissetungi. Muidugi, ma räägin Ukraina vastupealetungist Kurski piirkonnas, kus nad vallutasid tüki Vene territooriumist ja hoidsid seda väga pikka aega. Tegelikult pidi Putin Põhja-Korealt abi paluma, et see territoorium tagasi saada. Nii hulluks olukord läkski. Ja tead, mis veel? Nüüd ennustavad paljud, et järgmine kuu, august 2026, võib olla kõigist kõige hullem. See toob meid tagasi selle juurde, mida tavalised venelased selle kõige kohta tegelikult räägivad, samal ajal kui Ukraina pommitab Venemaad igal ööl. Teie ekraanil näete üht vene tüdrukut, kes filmib oma selja taga põlevat linna. Ja siis ütleb ekraanil olev pealkiri: aitäh onu Vova kauni päikesetõusu eest. Vova on Vladimir Putini hüüdnimi ja ka klipis mängiv laul pilkab Putinit. Muidugi me ei saa seda laulu mängida, aga laulu sõnum on umbes selline. Vladimir Putin, tubli töö. Ja see on mõeldud olema Putinit toetav laul, aga ma arvan, et ekraanil olevate piltide põhjal saad aru, miks see laul Putinit pilkab. Samal ajal, kui Vene linnad põlevad, kasutavad venelased seda laulu sisuliselt selleks, et tänada Putinit kõige eest, mida ta riigi heaks on teinud. Nüüd, see pole tegelikult midagi võrreldes sellega, mida me kohe näeme. Sest nagu ma ütlesin, tabas Ukraina viimase 2 päeva jooksul veel 2 või isegi 3 Viperi ladu. Ja selle tõttu kutsuvad venelased nüüd avalikult Putinit üles see sõjaline erioperatsioon lihtsalt lõpetada. Kuulas, et ma ei suuda enam pisaraid tagasi hoida. Ma ei suuda enam pisaraid tagasi hoida, vaid 20 minutit tagasi. Truun tabas Krasnodari ladu. Ladu Krasnodaris sai pihta. Op. Krasnodari ladu põleb nüüd. Kujuta ette, kui palju meie kaupa seal hoiti. Kramas. Mul juba. Tahan. Ausalt öeldes, ma lihtsalt tahan, et see sõjaline erioperatsioon lõpeks. Nii paljud inimesed surevad. Nii paljud ettevõtjad kannatavad. 6. kuu. Nüüd peame esitama oma maksuaruanded 6. kuu eest. Poolaasta aruanded. Ma ei tea enam, mida teha. Sa saad aru. Krasnodari ladu. Lihtsalt kujuta ette. 20 minutit tagasi saatis üks tellija mulle sõnumi, kus ta ütleb: vend, vabanda, ma poleks pidanud seda saatma. Siin on video. 20 minutit tagasi hävitati Wildberrys Krasnodari ladu. Volgogradis. Krasnodari. Ma ei tea, kuidas selle olukorraga toime tulla.
Enne kui me selle järgmise klipi juurde läheme, tahan teile anda olulise taustainfo. Viimase nädala jooksul, alates sellest, kui Ukraina hakkas neid ladusid ründama, venelased, täpsemalt Vene ettevõtjad, väikeettevõtjad, on tõenäoliselt nende rünnakute tõttu kaotanud miljardeid dollareid, sest neil oli nendes laoruumides palju kaupa. See on oluline, sest järgmises klipis räägib üks teine vene naine, kuidas tema elu on selle sõja tõttu sisuliselt hävinenud. Kõigepealt kaotas ta oma mehe sõjalise erioperatsiooni tõttu. Mees läks Ukrainasse rindele, ilmselt selleks, et teenida palka ja saada seda Putini poolt jagatavat boonust. Kahjuks ei jõudnud ta aga tagasi. Ja lisaks sellele, ta hakkas ise äri ajama, müües Wildberriesis. Ja isegi see ei õnnestu, sest sõjaline erioperatsioon segab. Kuule! Selgitage mulle, millal see jama lõpeb? Selgitage mulle, millal see neetud õudusunenägu lõpeb. Millal meie valitsus lõpetab lollitamise? Esiteks, Minu abikaasa pidi, siis pühendusin täielikult tööle. Wildberriesis kaotasin ma eelmisel aastal 2 miljonit rubla ja pidin võtma käibekapitali laenu. Siis pank tõmbas mulle vee peale maksepuhkuse pärast. mind tõmbas pank Hanex krediitkaardi pärast. Sest ma võtsin ainult 1 kuu maksepuhkust. Nad lisasid veel 700 000 juurde. 1000 rubla sellele otsa. Lihtsalt täiesti ilma asjata. Ma lihtsalt viskasin selle tuulda. Ma viskasin selle tuulda. Kuna ma ei suutnud seda laenu sulgeda, pidin sellele peale võtma uue laenu. Kuradi võlalõks. Ma jäin pankrotti. Võitja jäi külmaks. Siis pettis üks töövõtja mult välja 2 miljonit ja nüüd põleb kogu mu alles jäänud laoseis Wildberriesi ladudes maha. Ma olen 1 aastaga kaotanud tohutult palju raha. Lisaks olen võtnud 4,5 miljonit laenu, isegi ilma hüpoteeklaenu arvestamata. Miss Phil? Mis? Võib-olla sellest piisab. Nüüd on siin üks oluline seos, mida peame meeles pidama. Kuigi kõigis nendes lõikudes räägivad paljud inimesed majanduslikest probleemidest, need probleemid võivad väga kiiresti muutuda poliitilisteks. Ja venelased on olnud rahulolematud olukorraga, milles nad on, alates sellest ajast, kui sõda on koju jõudnud, nagu ukrainlased ütlevad. Venemaa on rünnanud Ukrainat väga pikka aega, kuid venelasi see eriti ei huvitanud, sest neid see ei mõjutanud. Aga nüüd, kui Ukraina on viimase 10 kuu jooksul hakanud tagasi lööma, venelased on selle sõjaga palju rohkem rahulolematud kui enne rünnakute algust. Kogu see viha muutub poliitiliseks surveks oligarhidele, et nad aitaksid tavalisi venelasi. Ja tead mis? Wildberrie tegevjuht teatas just enne, kui ma salvestama hakkasin, et ta kompenseerib kõikidele nendele müüjatele, kes kaotavad selles sõjas sisuliselt oma kogu elusäästud. Kahjuks ei ole see teadaanne päris see, millena see paistab, sest ta kasutas palju juriidilist keelt, et kõigile mitte maksta. Ja sellest räägime kohe lähemalt. Aga enne seda räägime kõigist neist eliitidest, keda Putin arreteerib. Sest tundub, et Putin ei karda ainult Ukraina rünnakuid. Ta kardab ka oma enda sõpru. Ma arvan, et temast saab tõesti Stalin 2.0. Vaadake ise. Kreml on nüüd nagu purki pandud ämblikud. Kremlis on eliidi seas alanud kõigi sõda kõigi vastu, millega kaasnevad enneolematud arreteerimised nende seas, kes olid Putini lähedased. Nad uskusid varem, et on puutumatud ja et see staatus on garanteeritud. Nüüd saavad kõik aru, et on vaid aja küsimus, millal neist saab järgmine sihtmärk. Praegu toimuvad arreteerimised viitavad sellele, et süsteem on hakanud pragunema. Kõige olulisemad arreteerimised ja kriminaalprotsessid Putini siseringist arreteeriti 2 inimest. Nad on olnud tema lähedased kaaslased väga pikka aega. Lisaks sellele on Venemaa kaitseministeeriumi juhtkonnas toimunud puhastus. Osana suuremahulisest kampaaniast korruptsiooni ja omastamise vastase võitluse ettekäändel peaaegu kogu endise kaitseministri Šoigu sisering on sattunud kas eelvangistusse või koduaresti. Siis on meil kõigi arreteeritud inimeste nimed. Ja lisaks sellele meil on ka ulatuslik puhastus kuberneride ja linnapeade seas. Kõige tuntumad neist on need, keda näete oma ekraanil. Kõik need kriminaalmenetlused ja arreteerimised viitavad mõjude ümberjaotamisele Kremlis, tugevale võitlusele ressursside pärast ning tõsiasjale, et eliidi puutumatuse põhimõte ei kehti enam isegi Putini kauaaegsete sõprade suhtes. Vladimir Putin kiusab taga ja kõrvaldab oma vanu sõpru, muutudes samal ajal üha kartlikumaks oma enda elu pärast. Ja sellest me rääkisime ka oma eelmises videos. Hirm valitseb kogu Venemaa eliidi seas, eriti tippude hulgas. On inimesi, kes kardavad Vladimir Putinit, kuid ka Vladimir Putin ise kardab teisi inimesi. Hiljuti astus välja üks oligarh, kes rääkis avalikult. Ta andis intervjuu lääne väljaandele The Economist ja sellest rääkisime ka oma liikmete videos. Aga see intervjuu oli kindlasti huvitav, sest tundus, et see oli nagu võlts intervjuu. See oli vastuoluline intervjuu, kus ta kritiseeris Venemaal toimuvat majanduslikku läbikukkumist, aga ta ei pannud tegelikult süüd Putini ega Ukraina peale.
Ta lihtsalt vältis sõjateemat täielikult, öeldes, et lääs ei saa endale lubada Venemaa kokkuvarisemist. See oligi põhimõtteliselt hoiatus ja sellepärast ongi paljud inimesed selle artikli peale pahased. Sellest me rääkisime ka oma liikmete videos. Aga sellest hoolimata näeme, et seda juhtub üha rohkem. Paljud oligarhid saavad aru, et nad ei pruugi Venemaal olla nii turvalised, kui nad olid arvanud. Kahjuks ei ole neil ka lihtne riigist lahkuda, sest sanktsioonid takistavad seda ja suur osa nende varast on seotud kaitsetööstusega, kuhu Venemaa paneb nii palju raha. Ajalooliselt pole see midagi uut. Olen kindel, et te mäletate suurt puhastust, mis toimus Stalini ajal. Mao tegi midagi sarnast, kus ta regulaarselt arreteeris inimesi oma siseringist. Ja tavaliselt langevad sellised operatsioonid täpselt kokku sellega, kui juhid hakkavad kartma oma võimu ja positsiooni pärast. Ma arvan, et täpselt see toimubki Putini puhul. Kahjuks ei tule Putini jaoks halvad uudised ainult kodumaalt. Pole ainult koduturg, mis talle peavalu valmistab. Ta saab ka halbu uudiseid rindelt. Hiljuti käsitlesime seda ühes videos, kus saime teada uuest näitajast, mis oli lihtsalt šokeeriv. Kus keskmine Vene sõdur elab rindel vaid 20–30 minutit. See on keskmine eluiga, mida oli raske uskuda. Aga tead mis? CIA kinnitas seda just avalikult. Siin on CIA direktor John Ratcliffe, kes räägib maailmale täpselt, mida CIA teab. Kuula nüüd. Praegu Ukrainasse lahinguväljale saabunud Vene värvatud sõduri keskmine eluiga on hinnanguliselt 20–30 minutit. 20–30 minutit. Ja see on sellepärast TED tehisintellektiga droonidest on saanud nii spetsialiseeritud ja odavad tapamasinad. Nüüd, veel üks oluline asi, mida siin meeles pidada, on see, et see ei pärine Ukraina luurelt. Sest nagu te võite ette kujutada, on Ukrainal motivatsioon levitada Venemaa kohta halba infot, mis on arusaadav. Nende riiki tungitakse sisse. Nad tahavad, peate küll, võita nii palju kui võimalik kõigil rinnetel, sealhulgas ka infoväljal. See pärineb Ameerika luurelt, mis tähendab, et sellel numbril on rohkem usaldusväärsust. See ei pea olema täpne, aga juba see, et eluiga mõõdetakse minutites, ütleb teile kõik selle kohta, kuidas Venemaa seda sõda tegelikult võidab, nagu Vene sõjablogijad alati väita armastavad. Lisaks sellele tahame välja tuua veel ühe asja, miks see võimalik on. Ja see on seotud Ukraina drooni innovatsiooniga. See on midagi, mida me hiljuti käsitlesime ka liikmete videos, kuid Ukraina kiidab praegu iga päev heaks 2 uut droonimudelit. Ja see statistika pärineb aastast 2026. See on lihtsalt hullumeelne. Nii et neil on ilmselt sel aastal juba üle 200 mudeli heaks kiidetud. Ja muidugi, osa sellest jõuab pärast kõiki teste ka rindele. Ja see aitab Ukrainal saavutada kõike, mida nad soovivad saavutada. Tegelikult tuli Ukraina hiljuti välja uue disainiga, millest räägime tulevases videos, kus see ei lange alla nagu lõhkeaine või laskemoon. See laseb robotid alla sinna, kuhu Ukraina soovib. Ja siis robotid täidavad kas programmeeritud ülesandeid või neid juhitakse kaugelt. Seda peame veel lähemalt uurima, aga kindlasti räägime sellest tulevases videos. Nii et kindlasti vajuta allpool tellimisnuppu. Aga see, mida Ukraina teeb, on täiuslik näide sellest, milline näeb välja asümmeetriline sõjapidamine, kui väiksem riik otsustab suuremat riiki leiutiste ja uuendustega edestada. Ja Ukraina tegelikult rindel eelise saavutabki. Ja rääkides rindest, mul on tegelikult kõigile kuulajatele oluline sõnum. Kuulake nüüd. Üks asi, mis mulle YouTube'i juures kunagi pole meeldinud, on see, kui loojad ütlevad, palun toetage kanalit, aga tegelikult ei anna nad midagi vastu. Ma olen seda ise teinud, nii et ma tean, et see on vale. Ja mulle on alati tundunud, et see on tagurpidi. Just sellepärast me lõimegi Basics Insideri. Kui sa liitud liikmeks, siis sa ei toeta ainult meie kanalit, vaid saad ka ise midagi väärtuslikku vastu. Iga päev laeme me üles eksklusiivseid videoid, mida siin YouTube'is ei näe. Sest ausalt öeldes, me lihtsalt ei saa neid siia postitada. Me läheme palju sügavamale nende lugude sisse, mida me kajastame. Me kulutame rohkem aega detailidele, mis ei mahu nendesse videotesse. Ja muidugi ka detailidele, mis algoritmile ei meeldi. Ja lisaks sellele toome me kohale kogenud sõjaveterane nagu Chuck Farr, kes analüüsivad rindevideoid ja selgitavad, mis tegelikult toimub ja eraldavad faktid propagandast. Üks suurimaid eeliseid, mis meil Basics Insideriga on see, et me ei pea tegelikult algoritmi pärast muretsema, sest meid ei toeta reklaamid. Seega ei pea me muretsema selle pärast, kas algoritm meie sisu esile tõstab. Me saame kajastada lugusid, mida me muidu ei kajastaks, sest meid ei huvita reklaamijad. Lisaks sellele on see ka tsenseerimata ja põhjalikum kajastus neile, kes tahavad neist konfliktidest aru saada rohkem kui vaid pealkirjade põhjal. Ja loomulikult ei varja ma ka seda, et teie liikmelisus aitab meid samuti. Tegelikkus on see, et YouTube'i algoritm muutub pidevalt. Reklaamitulu kõigub üles alla ja videoid soovitatakse ühel päeval, kuid järgmisel kaovad need ära.
Seega liikmete kogukonna loomine tähendab, et saame jätkata sõltumatu sisu tootmist ilma täielikult algoritmist sõltumata. Kui sind huvitab põhjalikum analüüs ja soovid aidata meil selle tööve jätkata, siis klõpsa allolevale liitu nupule või külasta basicsinsider.com-i. Muide, kui te kasutate YouTube'i rakendust oma iPhone'is või Androidis, see hind on kõrgem, sest App Store võtab oma tasu. Kui sa ei taha seda hinda maksta, siis võid minna meie kanalile veebibrauseris, kas oma telefonis või arvutis. Meil oleks väga hea meel, kui sa liituksid ja suur tänu sulle toetuse eest. Ja nüüd lähme tagasi meie video juurde. Nüüd tahan ma ühes asjas selge olla. Põhikanali sisu ei muutu üldse, sest me oleme selle kohta saanud mõned kommentaarid ja e-kirjad. Meie tavapärane kajastus jätkub täpselt samamoodi nagu seni. See, mida me loome, on Basics Insider, mis on lihtsalt lisamaterjal. Nii saavad liikmed ligipääsu põhjalikumatele taktikalistele analüüsidele, päris kommentaarid veteranide kogukonnalt, põhjalikud analüüsid. See ongi see materjal, mida ei saa tegelikult YouTube'i üles panna, sest see piirab meie videoid. Ja just sellepärast me loomegi Basics Insideri. Nüüd aga läheme tagasi selle juurde, mida Ukraina on tegelikult Venemaa sees tabanud. Kõik räägivad Wildberry ladudest, mis hävitatakse. Ja see on tõesti oluline teema. Räägime sellest kohe lähemalt. Aga see pole ainus lugu, sest Ukraina on tabanud palju enamat kui ainult laod. Vaadake ise. Alles eile. Ukraina droonid tabasid veel 13 Venemaa varilaevastiku tankerid Mustal merel ja Aasovi merel. See tõstab Ukraina poolt tabatud Vene laevade koguarvu 196 nii. Veel 4 ja nad jõuavad 200 nii. Ja pea meeles, see kõik juhtus vaid mõne nädalaga. See operatsioon algas 6. juulil. Me pole veel isegi kuudki tegutsenud ja juba on 200 Vene alust pihta saanud. Lisaks sellele on oluline meeles pidada, et Ukraina kasutab mehitamata droone, mis tähendab, et ühegi ukrainlase elu pole nende operatsioonide läbiviimisel ohus. Ja just sellepärast saavadki Vene sõjablogijad nii vihaseks. Vaadake seda sõnumit, mille üks Vene sõjablogija hiljuti avaldas. Varem olid toidutalongid. Varsti on ka Mustal merel tankerite väljumiseks vaja talonge. Venemaa Musta mere laevastik on oma baasides lõksus. Ei suuda avamerele sõita. Tuletan meelde, Krimm hõivati just selleks, et Venemaa saaks Musta merd valitseda. Me arvame, et kui Vladimir Vladimirovitš Putin oleks sellest teadlik, oleks ta juba tegutsenud. Aga keegi ei anna talle sellest teada. Kindlasti, kuna teda hoitakse teadmatuses, on ta endiselt veendunud, et ristleja Moskva on juhtlaevana ankrus Ussisaare juures. Loodame parimat. Neile, kes naljast aru ei saa, Moskva oli Venemaa Musta mere laevastiku lipulaev, aga Ukraina uputas selle juba 2022 aastal, 4 aastat tagasi. Ja nüüd see sõjablogija avalikult pilkab mõtet, et Putin ei tea siiani, mis aasta praegu on. Ma olen kindel, et Putin loodab siiani sellele 3 päeva kestvale erioperatsioonile, et see lõppeks. Aga siiski, see on vana Vene toimetulekustrateegia. Hea tsaar, halvad požaarid. See on vana Vene uskumus, et tsaar ise on alati tark ja hea ja riigi probleemides on alati süüdi nõuandjad, pojaarid, kes annavad talle valeinfot ja halba teavet. See on vana Vene viis olukorraga toime tulla, aga ma olen kindel, et Putinil pole selle vastu midagi, sest Putini jaoks on ainus oluline asi võimul püsimine. Nii kaua, kui venelased ei süüdista teda oma probleemides, antaraho. Kahjuks on seda väga raske jätkata, sest venelased näevad nüüd, kuidas nende riik sõna otseses mõttes maha põleb. Ja jah, ma räägin neist Wildberry's ladudest. Neile, kes meie eelmist videot ei näinud, siin on kiire kokkuvõte. Wildberry's on tohutu Vene ettevõte, umbes nagu Amazon siin Ameerika Ühendriikides. Aga struktuuriliselt on Wildberry's Venemaal tegelikult palju domineerivam kui Amazon siin Ameerika Ühendriikides. Tegelikult on nende logistiline haare nii suur ja tõhus, et Vene sõjavägi on neid vaikselt kasutanud rindele varustuse saatmiseks. Nad on kasutanud neid oma logistiliste probleemide lahendamiseks. Ja just sellepärast hakkasid ukrainlased sellele umbes 5 päeva tagasi lööke andma. Ja need rünnakud on iga ööga aina hullemaks läinud. See algas Moskva piirkonna laoga, mitte linnas endas, vaid piirkonnas. Nii-öelda kogu oblastis. Ja tead mis? Selline näeb see ladu välja vaid mõned päevad pärast seda rünnakut. Vaata ise. Noh, tead mis? Sellest ajast alates on Ukraina hävitanud veelgi rohkem Wildberry's ladusid. Ainult viimase 2 päeva jooksul on nad tabanud veel 3. Vaata ise. Ukraina relvajõududel oli väga edukas öö. Nad hävitasid 2 suurt Wildberry'sile kuuluvat objekti Lõuna-Venemaal. Ja siin on need videoklipid, see tuli ei näe isegi päris välja. Ma mõtlen, raske on uskuda, et see tuli on päris. See on tohutu. Ma ei usu, et seal sees midagi ellu jää.
ja see on see klipp, mida me nägime video alguses, kus tüdruk tänas Putinit päikesetõusu eest. Veneid hevas. See pole ilmselt õhukvaliteedile hea. Nüüd, see on midagi, mida me kohe arutame, aga need 2 rajatist, mille Ukraina hävitas, tegu oli selle ettevõtte riigis suuruselt 4. ja 6. rajatisega. Nii et väga suured rajatised võeti maha. Ja ma arvan, et esimene neist on juba pihta saanud. Nii et esikümnest on vaid mõned alles. Siin on veel üks klipp, kus venelane saab teada, mis täpselt tema akna taga toimub. Kuulake. Ma olin üks. Nüüd, selles järgmises klipis näete tegelikult helikopterit, mis üritab tuld kustutada, aga sellel pole üldse mingit mõju. See on nagu sääs, kes üritab tuld kustutada või midagi sellist. Sa kuuled ikka veel mingisuguseid praksuvaid helisid. Paistab nagu millegi jäänused plahvataksid. Kopterid lendavad ringi ja kustutavad tuld. Kuid tundub, et see pole olnud edukas. On pseudo. Ikka veel põleb kõige rohkem parem pool. Suits muutub mustemaks. Vasakpoolne näib praegu veel vastupidavat. Aga kui nad ei kustuta parempoolset tuld, siis jõuab see ka vasakule ja parempoolne on juba peaaegu täielikult ära põlenud. Nad kustutavad tuld helikopteriga. Ja selle ulatus on selline, et helikopter paistab kogu selle taustal nagu tilluke täpp. Nii, siin on helikopter. Nüüd, mõne venelase jaoks loob see tegelikult suurepärast TikToki sisu. Paljud neist lihtsalt teevad videoid nii, et tuli on taustal teeseldes, nagu seda polekski olemas. Ja see läheb viraalseks. Tere hommikust. Mingil põhjusel ärkasin ma täna koidikul üles. Ma ei saa aru. Mingil põhjusel kummitavad mind ärevad mõtted. Noh, asi on lihtsalt selles. Tead, me oleme zoomerid. Kas sind vaevavad ärevad mõtted? Me saame tegelikult täna selle tunnen ma tehnika mingil üldiselt põhjusel kasutusele erilist võtta. ärevust. Miks see mind häirib? Nüüd, lisaks kõigele sellele on see midagi, mida pole veel kinnitatud. Aga kui ma seda neljapäeva hommikul salvestan, on veel üks ladu. Wildberrisi lao lähedal Rosneftis on tulekahju. Me ei tea täpselt, kas ladu sai pihta või midagi muud. Kui peaksid põhjendatud oletuse tegema, siis arvatavasti arvaksid, et see oli Wildberisi ladu. Mõne tunni pärast peaks meil olema rohkem teavet ja kui ladu sai pihta, see tähendab, et Ukraina on tabanud 60 selle ettevõtte suurimast laost. Esimene, teine, siis 5, 6, 7, 8. Võite kergesti arvata, mis järgmiseks tuleb. Ja pärast seda liigub Ukraina millegi muu juurde. Nüüd, õnneks venelaste jaoks, kes kaotavad kõik, mis neil nendes ladudes oli just hiljuti, Wildberisi tegevjuht teatas, et ta pakub kompensatsiooni kõigile Vene müüjatele, kes kaotasid kõik. Nüüd, kõik ei ole päris nii, nagu paistab. Räägime sellest kompensatsioonist kohe varsti, aga enne seda nägin ma videot ühest Vene kaupmehest, kes esitas väga tähtsa küsimuse. Ja see on küsimus, mida Kreml peaks esitama. Kui Ukraina otsustas rünnata Venemaa naftarafineerimistehaseid, nad ründasid Venemaa naftarafineerimistehaseid. Kui nad otsustasid rünnata Venemaa naftatankereid, siis arva ära. Nad ründasid Venemaa naftatankereid. Ja kui nad otsustasid rünnata Wildberisi ladusid, siis nad ründasid Wildberisi ladusid. Mida Kreml siis täpselt teeb, et seda peatada? Ja mis juhtub, kui Ukraina otsustab rünnata midagi palju olulisemat? Seda küsib see mees. Kuula nüüd. Nii et kui ma õigesti aru saan, Ukraina ründab neid sihtmärke, mille ta valib. See võib ka nendeni jõuda. Nii et kui nad tahavad kõike streikida, rafineerimistehased, nad ründavad neid. Kui nad tahavad rünnata Wildberisi ladusid, siis nad ründavad neid. Kui nad homme otsustavad rünnata, siis ma ei tea isegi. Kreml, lennujaamad, rongijaamad, sõjatööstuskompleks. Nad ründavad neid. Mind keppis üks. Nii et mis pärast seda juhtub? Nüüd räägime sellest kompensatsioonist. Nagu te võite arvata, oli Wildberisi suhtes tugev poliitiline surve maksta inimestele, kes kaotavad kõik. Kuigi Wildberis muutis oma lepingut 10 päeva tagasi, põhimõtteliselt öeldes, et kui meie ladudele tehakse droonirünnak, siis me ei ole teile midagi võlgu. Kuid hoolimata sellest lepingu muudatusest ütles Wildberisi tegevjuht, et ta kompenseerib müüjatele kahjud. Aga just siin ei lähe matemaatika enam kokku. Näide, hinnangute kohaselt, ja need on lihtsalt hinnangud, mis pärinevad Vene ekspertidelt, ettevõte kaotas tõenäoliselt viimase 5 päeva jooksul umbes 3,5 kuni 4 miljardit dollarit, umbes
300 miljardit rubla väärtuses kaupa. See on väga suur summa. Aga võib-olla sa mõtled, et suhteliselt võttes ei ole see nii suure ettevõtte jaoks väga suur summa. Seda ma uskusin alguses ka ise, aga ma uurisin seda. See ettevõte on väärt vaid umbes 9 miljardit dollarit. Ma ei ütle, et 9 miljardit dollarit pole palju raha. See on palju raha. Aga 9 miljardi dollari suurune ettevõte ei saa maksta välja 4 miljardi dollari suuruseid kahjumeid. Vähemalt minu arvates tundub see väga ebatõenäoline. Ühelgi 9 miljardi dollari suurusel ettevõttel pole 4 miljardit dollarit sularahas. Ja tead mis? Siin peame tagasi minema tema algse väite juurde. Ta ütles, et ta maksab müüjatele hüvitist. Ta ei öelnud, et maksab kogu summa, mille nad kaotasid. Ja täpselt nii see toimubki. Siin on meil klipp Wildberriesi müüjast, kes sai oma kompensatsiooni. Ja see polnud sugugi see summa, mida ta ootas. Vaadake ise. Täna on 23. juuli. Ja Wildberries maksis meile kompensatsiooni kaupade eest, mis põlesid nende laos 18. juulil. Las ma näitan teile selle kompensatsiooni suurust. Siin on meie alles jäänud laoseisu väärtus ühes rünnaku alla sattunud Wildberriesi laos. Ja nüüd ma näitan teile, kui palju Wildberries otsustas meid täna kompenseerida. Vabatahtlik makse kaupade eest, mis said kahjustada vääramatu jõu tõttu. Palun pange tähele, summa on 10 687 rubla ja 94 kopikat. See on kompensatsioon, mille me täna saime. Kas sa said selle kätte? Kirjuta kommentaaridesse, kas said täna mingit raha või mitte. Raha, mille ta sai, oli vähem kui 1% sellest, mida ta tegelikult kaotas. Tegelikult oli see vähem kui 0,5% sellest, mida ta tegelikult kaotas, mis on tõeliselt solvav. Sellel hetkel oleks olnud parem üldse mitte raha saada. Loomulikult on see rünnak kindlasti positiivne, kuid ma ei taha jätta muljet, et ainult Ukraina lööb Venemaad. Venemaa on vastu löönud. Ja kahjuks, nagu Venemaa alati teeb, ründavad nad tsiviilsihtmärke. Aga enne, kui me nende lugudeni jõuame, lubage mul näidata teile täpselt, kuidas Vene meedia, Vene propagandamasiin kajastab neid rünnakuid Vene Wildberriesi ladude vastu. Vaadake. Pealkiri. Veebiturgude logistika infrastruktuur on rünnaku all. Vene majandus võib seista silmitsi uue inflatsiooni soodustava teguriga. Rünnakud logistika infrastruktuurile ja nende tagajärjed võivad saada uueks inflatsiooni soodustavaks teguriks Vene majanduses, mis nõuab keskpangalt erilist tähelepanu. Täpselt nagu kütuseturu tasakaalustamatuse puhul pärast Ukraina rünnakuid naftatöötlemistehastele. Kommertsant on arvutanud, et nädala jooksul on droonirünnakud mõjutanud 5 Wildberriesi ladu kogupindalaga 802 000 ruutmeetrit. Ehk 14,3% ettevõtte kogu logistikavõimsusest. 8% võimsusest peatab ajutiselt tegevuse. Lähitulevikus logistika vaadatakse tõenäoliselt üle. Mõned kaubad saadetakse hoiustamiseks Uuralitesse ja Siberisse ja suureneb nende nõiete osakaal, kellel on oma laod. Täna jõuab ajalehe Moskovski esikaas Komsomolskisse. Venelased ootavad taas hindade tõusu. Nagu ma ütlesin, on Venemaa hakanud vastu rünnakuid tegema ja sihikule võtnud ka Ukraina tsiviilisikud. Alles hiljuti, 21. juulil, ründas Venemaa Tšernihivi piirkonda, tabades sealset haldushoonet. Üks inimene sai vigastada. Samal ajal nad tabasid elumaja Suumu piirkonnas, kus sai vigastada 6 inimest, nende seas 4 last. Ja nad tabasid ka taristut Odessas. Siis eelmisel ööl enne seda ründas Venemaa tegelikult ja tappis 11-aastase Maria Levtšenko. Ta oli koos oma perega kodus, kui Vene pommid tabasid ja kahjuks ta ei jäänud ellu. See on midagi, mis juhtub Ukrainas väga sageli. Paljud lapsed saavad vigastada või kannatada Vene rünnakute tõttu. Ja just sellepärast tegime koostööd United 24-iga, mis on Ukraina mittetulundusühing, mille asutas president Volodõmõr Zelenski ise. Ja nendega koostööd tehes me oleme tegelikult loonud annetuskampaania, kus teie saate otse annetada Ukraina õhutõrje toetuseks. Annetused lähevad Ukraina õhutõrje toetuseks. See on teema, mida oleme juba väga kaua kajastanud. Ukraina lõi selle süsteemi, sest neil oli seda tõesti vaja. Neil oli vaja mingit viisi, kuidas peatada Vene droone ja rakette ja see oligi nende lahendus. Lisaks sellele on platvorm, kellega me koostööd teeme, United 24. On olnud peamine platvorm heategevuslike annetuste kogumiseks alates selle loomisest 2022. Aasta mais pärast sissetungi algust. Saate sellele kampaaniale kohe annetada, minnes kirjelduses olevale lingile või skaneerides oma ekraanil olevat QR-koodi. Teie annetused aitavad Ukrainal otseselt päästa rohkem süütuid tsiviilelanikke. Veebilehel näete täpselt, kui palju droone ja rakette Venemaa igal aastal Ukraina pihta tulistab. Ja see näitab teile täpselt, kui vajalik on iga õhutõrjerakett. Veebilehel näete täpselt, kui palju droone ja rakette Venemaa igal aastal Ukraina pihta tulistanud on. Ja nagu näha, kasvab igal aastal Venemaa droonide ja rakettide arv aina edasi. Ja just sellepärast on see õhutõrje nii oluline. See on muutunud elude ja Ukraina infrastruktuuri päästmisel ülioluliseks, et nad saaksid võitlust jätkata.
kui soovite annetada, saate seda teha klõpsates kirjelduses oleval lingil või skaneerides ekraanil olevat QR-koodi. Ja see on minu teada Ameerika Ühendriikides registreeritud mittetulundusühing. Nii et kui annetate Ameerika Ühendriikidest, saate oma annetused maksudest maha arvata. Ma olen kindel, et sarnased seadused on ka teistes riikides. Ma ei ole päris kindel, aga siiski läheb teie raha heaks otstarbeks. See ongi kõik, mis mul teile öelda oli. Minu nimi on Sam ja kohtume järgmises videos.